Sa väidad siis, et kõik need 20 inimest, kõik nad räägivad erinevat keelt? Absoluutselt. Hmm, Seal võib olla okei. kattuvusi. Tänases maailmas see on nagu minu arust palju sügavam teema kui kunagi varem, sest meil on seda väljaspoolt tulevat infot nii palju. Väga paljud on ühel või teisel moel sellest mõjutatud Hmm. ja enda praktikast olen saanud aru, et kui nooli kogu aeg tulistatakse ühel või teisel moel, nad jõuavad märklauda. Hmm. Ja seda infot väljaspoolt on seinast seina, number üks. Siis meil on omad harjumused, siis selle ühiskonna või keskkonna poolt see kõik, mis mõjud on, meil on perekonna mõjud, meil on suguvõsa mõjud, vähemalt 7 põlvkonda, eks, tagasi või noh, kes kuidas näeb neid asju. Siis meil on veel omad harjumused, siis meil on omad mõtted, meil on omad isud, et see on nagu paras kompott, kus orienteeruda. Tundub tõesti selline paras rosolnik on ju, et kõik on segamini ja siis sa püüad oma vastuvõtul nende inimestega siis luua kontakti ja, ja aga kus kohas, noh, tekib selline küsimus, et kui tuleb siis sulle nüüd üks asi, sul on auditoorium, seal 20 inimest, kellele sa siis jagad oma teadmisi, või siis on sul noh, a la klient, kes tuleb sinu kabinetti, et noh, kus tal siis on see tervis või kuidas sa siis saad selle tervise tal kätte või kuidas see toimib? Ma ei oskagi kuidagi seda küsimust paremini vormistada, aga ütleme, et inimene tuleb, tal on oma lugu, oma vanemad, oma infoväli, oma, ma ei tea, erinevad uskumused ja mis on see, mis aitab teda siis tema parema tervise poole? Noh, sinu vaatenurgast. Minu vaatenurk, no ma ütleks kohe niimoodi selle kohta, et tegelikult tervis ei ole asi või nupp, mida siis osteopaat võtab sisse või välja. Number üks, tihti inimesed arvavad, nad tulevad sellest kiirest maailmast. Ei ole televiisor või? Ei ole televiisor ega ei ole ka nuppu, mida ma keeran tugevamaks või puutetundlik, et ma valin endale sobiva moodi täna, on ju. No tegelikult seda kõike saab nagu õppida ja teha, aga osteopaadina minu ülesanne siiski on välja selgitada number üks, et kui inimene astub minu kabinetti, noh, see on see esimene kehakeel. Inimese keha on nagu raamat, pildiraamat või nagu raadio, on ju. Et mis toimub eetris, on seal vaikus, palju seal müra on, mis seal on ju. Et see on päris põnev. Ja võib-olla ka seal on see lõhnamaailm olemas. Et iga väiksem detail annab infot inimese kohta. Ja see on oluline, et inimesel on valmisolek. See, kes lihtsalt kõnnib ühest kabinetist teise, üks päev üks, teine päev teine, ilmselt tõenäosus, et tema jaoks nagu mind ei ole olemas. Aga see, kes tõesti tuleb kavatsusega enda jaoks midagi ära teha, siis number üks, tervis on ju meie igaühe enda teha, see ei ole nagu mingi osteopaadi kätetöö, et nüüd okei, Tainas on ju, ma mätsin ilus asja valmis. Ei, et seal peab enda tahe, kavatsus ja oma panus olema. Kas ma saan õigesti aru, et kui juba sinu kabinetist keegi sisse astub, siis tal on see kavatsus olemas? Jaa, ma loodan küll, siiralt usun sellesse ja kui ma näen, et seda nagu no on ka juhtumeid, kus ma olen nagu jaganud telefoninumbreid ja kontakte ja öelnud, et sorry, meie teed lähevad lahku, et ma näen, et
see ei kanna vilja. Pead veel telekat kodus vaatama, Ja, et on ka selliseid juhtumeid olnud. Aga täna ikkagi tulevad keerulised juhtumid, ikkagi jõuavad kabinetti, sest tihti see on nagu, meid nähakse nagu viimane õlekõrs väga tihti, et Ometi tegelikult ju osteopaatia pigem pretendeerib sellise ennetusmeditsiini valdkonda, aga siis tõesti igapäevaselt on need lood väga erinevad. absoluutselt. Okei, nüüd anname Ja. Evelile ka sõna, et muidu ta jääb mu selja taha kuidagi üksinda siia, et ole hea, räägi nüüd enda poolt ka, et kuidas sina näed seda inimese tervise poolt, kus see siis peidus on ju, et kui Anne ütleb, et seal on tahet vaja ja seal on siis sellist isiklikku motivatsiooni vaja, et sa tõesti soovid ise tervist, siis kuidas sa näed oma praktikas selliseid? No mina ise isiklikult näen jah osteopaatiat kui ennetusmeditsiini osa, et see minu jaoks töötab nii, et enne kui inimene jääb haigeks, et käib ta osteopaadi juures, käib diagnostikas ja siis püsib terve ja tasakaalus ja siis lükkub see arstiabi vajadus võib-olla aastateks edasi, aga kindlasti on erandeid, aga hästi suur roll kindlasti on krooniliste haiguste puhul. Ja tänapäeval minule ka satuvad sellised inimesed, kellel on juba vahest 10 operatsiooni tehtud selleks ajaks, kui nad tulevad, siis me lihtsalt tegelemegi sellega, et ta saaks üldse liikuda. Kogu selle juures, mis temaga tehtud on, kõik need võõrkehad, kõik need sidekoelised struktuurid, mis tal seal tekkinud on, et kõik sellised asjad kuidagi liikuma saada. Ja siis anda talle ka selgitusi, et kui ta midagi tunneb, et miks see võib olla. Et hästi tihti osteopaadi juurde jõuavad tegelikult tundlikud inimesed, kes lihtsalt on selle alla surunud ja siis me kuulates teda, siis me räägime ja leiamegi selle võimaliku põhjuse ja vahel inimene ütleb, et elus esimest korda keegi kuulab mind. Ehk siis nii suur osa osteopaadi tööst on inimene ära kuulata ja mõnikord on, minu vastuvõtud on sellised tunniajased. Ehk siis mul on olnud neid juhtumeid, kus me 45 minutit räägime, siis ma 5 minutit testin, siis 5 minutit on tehnika ja siis 5 minutit on kokkupakkimine. Ja ongi tund käes. Ongi tund läinud, et vahel on ka niimoodi olnud ja siis ma just vaatangi, et järgmised korrad siis me olemegi rääkinud, et võib-olla sinul olekski üldse vaja, siis et sa käid näiteks massaažis, minul on see eripära, mina massaaži ei oska. Nii et mina juba sellised patsiendid, kes tahaksid tegelikult massaaži, tulevadki selle mõttega, võib-olla nad saavad minu käest massaaži, siis ma kohe ütlen, et võt, mul on igavene hunnik neid tuttavaid osteopaate ka, kes massaaži ka oskavad, et ma võin nende kontakte jagada. Aga et mina võin muid asju rääkida teile, ma võin teiega meditsiinisüsteemist rääkida, sest et ma olen läbi ja lõhki seal olnud ja kõiki muid. Kui te soovite, et siis tegeleme ka nüüd edasi selle minekuga, et mida teil siis vaja on selleks, et ise oma 2 jala peal hakkama saada. Ehk siis nagu näidata seda võimalust, et võib-olla ta saab ise ka elus mingi asjaga hakkama, et mitte iga asjaga ei pea niimoodi, et ma surun selle maha, kuni see muutub haiguseks. Et kui see annab tunda, ma hakkan kohe sellega tegelema ja sellega ma võib-olla hoian ära selle, et ma pärast vajan arstiabi. Sa väidad siis, et kui näiteks keegi tunneb ennast, et täna on natuke teistmoodi ja ei ole päris hea olla. Et siis ta võiks vabalt sinu juurde tulla. Siis ta võiks tulla ja siis me saame koos vaadata, et mis seal võib olla, et kui ikkagi midagi on, testimisega selles mõttes juba näeb, et kui ikkagi midagi on, mis vajaks arstiabi, siis ma saan kohe edasi suunata. No sul on teadmised kõik olemas selles suhtes, et see on väga. No põnev meditsiin on nii lähedal, on ju. Jah. Kas sa tahad rääkida äkki sellest veel, et kui tulevad nüüd selliste väikeste ma tunnen ennast halvasti, tulen sinu juurde, saan abi, kui tihti muidu käivad sul ühed ja samad patsiendid või kliendid, et näiteks kas sul on keegi, kes käibki sinu juurde käima või on siis inimesed tulevad ja lähevad, et kui palju on sellist regulaarsust sinu töös, et ma tean, et perearstil on vaata kindlad patsiendid, tal on kindel nimekiri, et kuidas sinul siis nende, ütleme, klientidega on?
noh, minul sellist kindlat nimistut ikkagi ei ole, et kes nagu regulaarselt käivad. On neid, kui tal mingi kriis tekib, siis ta võtab minuga lihtsalt näiteks Messengeris või kõnega ühendust ja siis me millestki räägime, mis ta teha võiks või siis ma suunan või saadan talle siis mingi video, näiteks mingite harjutuste kohta selle põhjal, mis ta räägib, et ta ei pea kohe kohale tormama, et hästi palju asju ta saab siis ise proovida ja vaadata, aga mul on nüüd vedanud, et mul on omal kliinik oma kodus, et siis sisuliselt ma saan ikkagi nagu nädala jooksul vahel isegi samal päeval vastu ka võtta, kui vaja on, et see on, teeb nagu elu hästi mugavaks ja sellega on hästi palju inimestele abi. Aga kõikide asjade puhul kindlasti on ikkagi see, et noh, mõned inimesed tulevad ka näiteks soovituse peale, käivad, proovivad, vaatavad, noh tegelikult nendele sobiv terapeut näiteks oleks Tallinnas, aga nad elavad Raplas, siis nad tulevad minu vastuvõtule mind testima, vaatavad, et ei, mina ikkagi ei ole see terapeut, kes neil seal Tallinnas oli. Siis ta käib, saab selle kinnituse ära ja siis ikkagi ta saab julge südamega sinna Tallinnasse tagasi minna, et see oli ikkagi parim. Et selles suhtes ma võin vahel olla ka see kinnitaja, et tema terapeut oli ikkagi parim. Et isegi kui ta logistika järgi võtab, et noh, et äkki mul seal kodus on ka mugavam käia ja sest et esimesed patsiendid kunagi kooli ajal tulebki hakata praktikatega, mina alustasin Raplas vastuvõtte. Et siis tuli ka neid Raplas, kes siis olid Tallinnas osteopaadi juures käinud, tulid siis vaatama, proovima ja noh, mõned said nagu abi ka ja läks kõik hästi, sest neile see kontseptsioon nagu sobis, mida mina pakkusin. Aga on ka kindlasti neid, kes ootavad mingeid muid tehnikaid, sest noh, mina olen selline, noh, igal osteopaadil on oma käekiri, mina olen siis pigem selline, kes nagu sellise ettevaatlikult läheneb. Ehk siis võt minul ongi sellised tundlikumad ja hellemad patsiendid ja mul on nagu väga sihuke kurioosne kogemus, mida ma ikkagi jagan rõõmsasti. Et mul on olnud selline patsient, kes oli siis kõhu peal ja mina panin oma sõrmed talle lülide peale ja lihtsalt hingasin. Ja tema tundis, et ma liigutan tema lülisid. Et noh, ka selliseid inimesi on. Ja siis me mõtleme, koolis õppisime trastimisi, sellist kiropraktilist tehnikat, et noh, üldse ei sobiks talle, sest et temal juba minu hingamine liigutab tema lülisid. Mõtlesin, et noh, mis on nagu, sest mul oli siuke tunne, et mu pea plahvatab selle peale, kui ta kirjeldas, mida ta tunneb. Et tundus nagu müstiline, et see nagu päris see ei ole, mida sa teed. Et selliseid inimesi võib ka olla ja nüüd, kui minna hästi agressiivselt peale sellega, et ma teen fa, sinuga kõike seda, siis noh, see inimene ei tule enam kunagi ühegi osteopaadi juures, saab sellest juba trauma. Ehk siis nagu pigem lähedki hästi ettevaatlikult, teed selle eeltöö ära, et inimene täpselt teab. Ja hästi äge kogemus oli mul ühe patsiendiga ka, see oli veel tudengipõlves, kes siis oli käinud enne osteopaadi juures, profi juures juba ja isand abi. Ja siis ta tuli minu juurde ja mina rääkisin iga kord, mis ma teen ja miks ma teen. Ja ta käis siis 6 kuud niimoodi ja siis ta lõpuks, tal valutasid ühesõnaga kõik kohad, taust oli selline, sest kõik kohad valutasid. Ta oli nii haige lõpuni ja siis, kui ta oli 6 kuud ära käinud, siis ta jäi mul laua peal magama. Kui 6 kuud see kõlab nagu selline, kas ta käis 6 kuud iga päev sul? Ei. Okei. Kord kuus, siis kus vastu võtta? Jah, just. Ja siis ta jäi laua peal mul magama ja kui ta ärkas, siis mitte ükski koht ei valutanud. Ehk siis temal oli puhtalt närvisüsteemi magas terveks. Aga sinu laua peal? Just, sest tal oli väga, et keegi jälgib teda, kui ta magab umbes. No su jutust kõlab praegult väga välja see, et kas ma saan õieti aru, et tegelikult kõik osteopaadid võivad olla täiesti erinevad? Just. Okei, et see, et üks osteopaat töötab nagu ühtemoodi, nii nagu me inimestena oleme, siis kõik erinevad. Et tahad sa võib-olla Anne veel lisada siia juurde mingeid selliseid oma vaateid? Üks asi, et iga osteopaat on natuke erineva käekirjaga, aga noh, selline kurikuulus lause on ju, et töö on telje materjalist. Ehk siis sõltuvalt sellest, nagu mis teema on parasjagu käsil, siis üks vastuvõtt võib olla osteopaat teha teatud tehnikaid, mis on nagu struktuursemad ja jõulisemad, aga siis teine on võib-olla, vajadus on hoopis fassaalselt näiteks töötada, mis ongi natukene selline helnem, aeglasem, just kui mitte midagi tegemine pealt näha. Et see väga palju sõltub ka nagu materjalist ja sellest
hetkeseisust, millega me hetkel töötame. Mhm. Et see on ka oskus nagu osteopaadil nagu kohandada ennast selle järgi. Mitte, et ma teen ainult neid asju, Mhm. Okei. vaid see on oskus kohandada ennast patsiendi järgi. Patsiendi vajaduse, mitte minu oskuste või minu tahte järgi, see ei tööta nii. Tundub niuke kuldkalakese tunne, et osteopaat teeb täpselt seda, mida su keha vajab, ehk siis soovid soovi, on ju, täna keha vajab seda ja osteopaat teeb selle ära. Kuidas need See kõlab jah, nagu osteopaatil ei oleks piire, Jah. samas tegelikult tuleb ikkagi endale natuke aru anda, et ma tunnistan, et ma ei peagi tunnistama, vaid mina usun, et kõik on võimalik, aga see ei tähenda, et ma jumal olen. Et ma saan aru, kus on ikkagi see koht, kus on vaja hoopis meditsiinil nagu erakorraliselt sekkuda. Või siis, või et siin on see koht, kus mul on vaja hoopis kellegi teise terapeudi juurde soovitada, saata, mida iganes.